Venemaa kasutas esimest korda Kiievi vastu moderniseeritud ballistilist raketti, mille lennuulatus on 160 kilomeetrit pikem kui eelmisel versioonil. See on rakett Iskander 1000. Ja see juhtus ühe selle kuu kõige massiivsema rünnaku ajal. 27. augustil sattusid rünnaku alla korraga 8 Ukraina piirkonda. Hukkus 3 inimest ja üle 20 sai vigastada. Ja samal päeval kutsus Venemaa Riigiduuma aseesimees avalikult üles Ukraina linnu avalikult pommitama. Et nagu ta väljendus, tsiteerin, ukrainlased läheksid käpad püsti Vene okupantidele vastu. Ja siin on oluline meeles pidada seda, mida me just eile koos arutasime. Venemaa suurendab raketirünnakuid Ukraina linnadele, sest Vladimir Putin ei suuda selles sõjas teisiti võita. Seetõttu eskaleerita raketiterrorit maksimaalselt. Aga seekord on meil ka häid uudiseid. Ukraina relvajõud tulistasid sel ööl alla ballistilisi rakette. See näitab, et Patriot raketid, nagu ma eile ütlesin, on siiski Ukrainasse jõudnud. Ja veel üks hea uudis, Itaalia annab Ukrainale veel 4 SAMP-T süsteemi. See on Euroopa analoog Patriotile. Vaatame kogu olukorra koos läbi, väga üksikasjalikult. Minu nimi on Aleksei Petši. Enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar. Itaalia. Alustame seda saadet kõige uuema raketiga, millega Venemaa ründas Kiievit esimest korda. Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsus teatas, et ühe kombineeritud raketirünnaku käigus Kiievile kasutas Venemaa esmakordselt moderniseeritud ballistilisi rakette 9M723-2, mis on tuntud ka tingliku nimega Iskander 1000. See rakett kuulub kompleksi nimega Puara M ja edasi tsiteerin Ukraina sõjaväeluuret. Moderniseeritud rakett tänu suurendatud mootorile ja vastavalt ka suurendatud stardiseadmele suudab tabada sihtmärke kuni 550 kilomeetrit kaugusel. Vanal versioonil oli see 390 kilomeetri. Ülejäänud raketiosad jäid identsed. Luure rõhutas samuti selle relva taktikalist tähendust. Tsitaat. Fakt, et selliseid lööke tehakse peamiselt öösel ja rakettide lendamisaeg Ukraina pealinna on vaid mõned minutid, näitab nende puhtalt terroristlikku iseloomu. Tsitaat. Selline taktika on suunatud ukrainlaste hirmutamisele, sundides neid rahule iga hinna eest, mitte aga õiglastel tingimustel Ukraina ja tsiviliseeritud maailma jaoks. Just selle taustal kutsus Venemaa Riigiduuma aseesimees Pjotr Tolstoi täna avalikult üles alustama Ukraina linnade avalikku pommitamist. Ta tegi ettepaneku hoiatada elanike rünnakute eest 1 päev ette, andes neile võimaluse lahkuda asulatest. Ja edasi tsiteerin seda Vene jõhkardit, seda pesemata metsikut olemust. Pjotr Tolstoi väidab, me kutsume üles demoraliseerima rahvast nii palju, et nad tuleksid meie vägedele vastu käpad püsti. Ja see ei ole üksik avalik avaldus. Näiteks ütles saadik kindral Andrei Guruljov varem, et on vaja vastast rünnata halastamatult, muretsemata selle pärast, kuhu rakett langeb. See oli tsitaat. Vene Föderatsiooni saadik Andrei Kolesnik on öelnud, et tuleb, tsiteerin, pidevalt rünnata, et nad ei suudaks isegi pead tõsta. Ja partei Rodina juht Aleksei Žuravljov pakkus lausa välja, et tuleb hävitada pool Ukraina elanikkonnast. Ta ütles väidetavalt suudab ta teise poolega kokkuleppele jõuda. Ja selliste metsikute venelaste avalduste taustal toon ma lihtsalt ühe kuiva, kuid väga hirmutava statistika. ÜRO andmetel on täiemahulise sissetungi algusest alates hukkunud 16 874 Ukraina tsiviilelanikku. Veel 51 273 on saanud vigastada, sealhulgas 3126 last. Ja see on ÜRO hinnangul, mis on tegelikust arvust märkimisväärselt väiksem. Aga tuleme tagasi raketi Iskander 1000 juurde. Ukraina luure andmetel sisaldab uus rakett endiselt märkimisväärset osa imporditud detaile. Ainult veerand 140 avaldatud komponendist toodetakse Venemaa ettevõtetes. Peaaegu pooled. See tähendab 63 komponenti toodetakse Ameerika Ühendriikides. 8 Rootsis, veel 8 Valgevenes, 4 Saksamaalt ja 4 Taiwanist ning 3 Hiinast.
Ühes tähtsaimas juhtimissüsteemi osas ehk lennuinfo töötlemise plokkides, mis kasutavad lasergiroskoopi, on vaid 543 komponendi hulgast toodetud Venemaa Föderatsioonis. Kõige kriitilisemad detailid. Need on mikroprotsessor, PLIS, mälu, digitaalanaloog ja analoog-digitaalmuundurid, mida toodavad Ameerika ja Taiwani ettevõtted. Ja nüüd Ukraina luure teatas otse, et kõik need ettevõtted peavad saama tsiviliseeritud maailma sanktsioonipoliitika prioriteediks number 1. Viimaste kuude kogemus on näidanud, et ükski riik ei suuda tagada piisavalt vahendeid 10 ballistiliste rakettide igaöiseks allatulistamiseks. Seetõttu tuleb lihtsalt teha nii, et nad ei saaks neid enam toota. Nüüd tehniline hinnang. Lennunduseksperdid kinnitavad, et jutt massilisest Iskander 1000 rakettide tootmise suurendamisest ei vasta tõele. Kuid siiski suudavad nad iga kuu toota 30–40 sellist raketti. Kiievi enda jaoks pole potentsiaalselt põhimõttelist vahet, kuna pealinn asub niikuinii mõlema selle raketi modifikatsiooni tegevusraadiuses. Ainus erinevus on potentsiaalne võimalus suurendada lahingupea kaalu, kuigi seni pole vaenlane selliseid katseid teinud, kasutades ikka sama kuni 500 kilogramm kaaluvat lahingupead. Raketi avastamine ei muutu keerulisemaks. Mootori suurendamine võib isegi selle raketi avastamist lihtsustada, sest füüsiliselt on see pikem. Ja nii ründas Venemaa 27. augusti ööl Ukrainat, sealhulgas ka uue raketiga Iskander 1000. Ukraina relvajõudude õhujõudude andmetel 27. augusti ööl ründas vaenlane Ukrainat 2 laevatõrjeraketiga Onyx ajutiselt okupeeritud Krimmist ballistiliste rakettidega Iskander M ja KN-23 Brjanski ja Kurski oblastitest. Laskis välja 258 löögidrooni tüüpi Shahed, Kerbera, Banderol ja nii edasi, ründas imitaatortroonidega Paroodia. Kokku tulistati alla või suruti maha 233 sihtmärki. Laevatõrjerakett Onyx, 7 ballistilist raketti Iskander M ja KN-23, 3 drooniraketti Banderol ja 222 vaenlase drooni. Ja seekord tabasid venelaste rünnakud kahjuks väga laia ala. Venelased ründasid kriitilist taristut Poltava, Sumõ ja Hersoni oblastites. Harkivi oblastis rünnati elumaju ja kaubandus- ning meelelahutuskeskust. Kramatorskis tabas juhitav lennukipomm mitmekorruselist elamut. Ka Odessas sai tabamuse mitmekorruseline elumaja. Tšubinskõis, Kiievi oblastis, kaasati kõik vajalikud teenistused, et likvideerida tulekahjud ettevõtetes pärast droonirünnakut. Kiievis sai Ševtšenkivski rajoonis asuv gümnaasiumi hoone tõsiselt kahjustada. Samuti kukkus droon Dünamo staadioni lähedale ja elumajade vahele Podolski rajoonis. Kiievi oblastis tabati ladusid Porõspolis ja Fastivis. Ja siin käituvad venelased ilmselgelt nagu tõelised terroristid, sest kahjustada sai logistikakeskus Epicenter Kalõnivkas. See on, tuletan meelde, ehitusmaterjalide laod. Kompleks Alpha Development Group. Selle territooriumil asuvad supermarketite Aurora, Rochen, Silpo, Comfi ja Budpastach laod. Siil on samuti ehitusmaterjalid, ehk siis rünnatakse tõesti nii toidu kui ka ehituskaupluste laosid. Hersonis tappis droon jalgratturi, veel 3 inimest sai vigastada liinibussi pihta tehtud rünnakus. Ehk siis seal käituvad venelased nagu hullumeelsed terroristid, kes ründavad sihilikult tsiviilelanikke. Nad nägid bussi ja lõidki konkreetselt selle pihta. Odessas jätkusid rünnakud 7 tundi. Kahjustada said 16-korruseline elamu, 2 õppeasutust ja elevaator. Samuti tabas 5 raketti Zaporižžja oblastis Zaporižžtali lähedust. Kokku hukkus jooksul 3 inimest, üle 20 sai vigastada. Ja selle taustal kiirendavad liitlased õnneks Ukraina õhutõrje tugevdamist. Itaalia ajalehe La Repubblica andmetel võttis Itaalia valitsus juba mitu nädalat tagasi salaja vastu otsuse 4 SAMP-TNG patarei üleandmise kohta, mis suudavad kinni püüda ballistilisi rakette koos Aster 30 rakettõrje rakettidega. Lisaks 7 kaugmaa radarit, need on 6 Prantsuse Thalesi ja 1 Itaalia Leonardo. Kogu selle paketi maksumus on peaaegu 3 miljardit eurot.
Eraldi võivad Pariis ja Rooma lubada Aster 30 tõrjerakettide tootmist otse Ukrainas, et vähendada sõltuvust valmistarnetest. Ja see fakt, et Ukraina relvajõudude õhujõud suutsid sel ööl siiski ballistilised raketid alla tulistada, näitab, et antiballistilised süsteemid on lõpuks Ukrainasse jõudnud. Siin panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõigile head aega!